tere! Mina olen Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu. Juunis tähistame koos Maailma Avokaado organisatsiooniga avokadokuud. Selle puhul valmistame täna avokaado mango pulgajäätiseid. Retsepti koostisosad leiad meie koduleheküljelt ja saad ühe klikiga lisada oma e-poe ostukorvi. Selleks, et sul köögis lihtsam oleks, loosime välja uue iPad Pro. Vaata video lõpuni ja ma räägin sulle, mida sa võitmiseks tegema pead. Selleks, et valmistada kodus avokaado mango pulgajäätiseid, on sul vaja küpset avokaadot. Mina valin avokaadosid selle nupsu järgi siin. Kui see nups tuleb lahti ja ta on siuke pruunikas, siis ta on peaaegu valmis ja kui sa võtad nups ei tule lahti ja on täitsa roheline, siis ära seda jäätise valmistamiseks vali. Avokaadot lõigates ole väga ettevaatlik, et sa seda nuga endale läbi käe ei pistaks. Esimese avokaado poole segame koos agaavisiirupi ja laimimahlaga ja teise avokaado poole segame mangoga. Ja nüüd blenderdame. Mina kasutan täna selleks saumikserit. Nüüd, kui me oleme blenderdanud poole avokaado, agaavisiirupi ja laimimahla, lisame siia ühe teelusikatäie chia-seemneid. Chia-seemned on head, sest sisaldavad omega-3 rasvhappeid ja aminohappeid ja teevad selle pulgajäätise huvitavamaks. Segame chia-seemned selle avokaado, agaavisiirupi, laimi, mahla miksiga ja jätame selle praegu kõrvale. Järgmisesse anumasse, kus me oleme juba lisanud pool avokaadot, lisame nüüd terve mango. Mina lõikan mangot niimoodi, et ma võtan ta kätte ja lõikan mõlemad põsed maha, sest et mango keskel on siuke laiupidi kivi ja seda sa lõigata ei saa. Võtad ühe põse kätte ja samamoodi nagu avokaadotki, lõikad hästi õõrnalt sellised lõiked siia. Kui sa seda ettevaatlikult teed, sa tunned, kuidas ta läheb mööda mango nahka. Ja nüüd pöörad teistpidi ja teed teistpidi. Tekib selline ruudustik. Seda viisi on lihtne siis mango teistpidi pöörata. Lõigata need kuubikud väikse noaga lahti siit. Mango ja avokaado on hea kombinatsioon. Soovitan nendes ka näiteks smoothiekausse proovida, külmutatud mango ja avokaado blenderdada. Nagu kõik puuviljad sisaldab ka mango hulganisti antioksidante, vitamiine nagu A-vitamiin, C-vitamiin ja siin on ka kiudaineid. Kuidas selle keskmise osaga käituda? Kui siit tegelikult saab veel mango viljaliha kätte. Koorid selle koore ära ja saad siit noaga veel külje pealt lõigata seda viljaliha. Nüüd, kui mango on lõigatud, võtan käsi blenderi ja blenderdame selle avokaado ja mango püreeks. Kui sa soovid oma jäätist kaunistada, siis näiteks lõika laimiviilud, sellised õhukesed ja pistame need siia jäätise vormi sisse, jääb selline lahe efekt, aga ka need, kellele meeldib hapukam jäätis, saavad seda limpsida. Teeme jäätise kaheosaliseks. Selle avokaado, chia ja laimi mahla püre paneme siia kõige otsa ja teise osa teeme mango ja avokaado püreest. Avokaado on väga tervislik puuvili. Ta sisaldab 20 erinevat toitainet ja sellepärast kutsutakse teda ka superfoodiks või siis vägetäis toiduks. Näiteks on avokaado söömine väga hea meie südametervisele, sest sisaldab kaaliumi ja mitmeid teisi mikroelemente, mida meie süda just vajab, aga ka näiteks mitmeid B-grupi vitamiine. Avokaado sisaldab ka kiudaineid, mis on väga olulised just meie seede elundkonna tööks. Ma arvan, et nüüd on päris hästi seda avokaadot siia otsa saanud. Paneme siit seda mango avokaado püreed ka alumisse ossa. Nüüd lisame jäätise vormile pulgad ja kohendame siit pealt veel. Ideaalis võiks pulgajäätis seista sügavkülmas 6-8 tundi, aga üleöö oleks kõige parem, siis saata ühes tükis kättega. Nüüd, kui jäätis on üleöö sügavkülmas olnud, proovime neid siit vormi siis kätte saada. Selline avokaado mango jäätis, kus ei ole traditsioonilist piima sees, on väga kasulik just neile, kes mingil põhjusel piima tarbida ei saa. Näiteks, kus on laktoositalumatus või on sul mõni autoimmuunhaigus nagu atoopiline dermatiit, mille puhul jäätis on täiesti välistatud, siis see jäätis on sulle. Kui soovid võita uue iPad Pro, siis kirjuta Facebookis video alla kommentaaridesse oma kõige suurema jäätise sõbra nimi. Head loosi õnne!